Järgmisena vaatleme, kuidas lahendada murdvõrratusi, kasutades samuti intervallide meetodit. Kõigepealt esimene võrratus 4x-1 jagatud x pluss 1 on suurem 3. Selleks, et võrratust lahendada, on vaja kõigepealt viia ta siis normaalkujule. See tähendab, et paremale poole peab jääma siis 0, sest me võrdleme ikka alati nulliga. See, mis on oluline, on siis selle avaldise märk. Ja nüüd lihtsustame ta ära, viime siis ühisele nimetajale x pluss 1 laiendajaks, saame siis 4x-1 miinus 3x ja miinus 3 korda 1 miinus 3. Jagatud x pluss 1 on suurem 0. Ja nüüd murulugejas 4x miinus 3x on x, miinus 1 miinus 3 on miinus 4 ja muru nimetaja nii nagu ta on suurem 0. Nüüd on viidud siis võrratus normaalkujule. Ehk siin juures siis tuletame meelde, et võrratuste lahendamisel mitte kunagi ühise nimetajaga läbi korrutada ei tohi, nii nagu vahel mõned siis võrrandi lahendamisel kasutavad. Ja nüüd selleks, et seda murdvõrratust lahendada, kasutame siis tingimust, et nii korrutis kui jagatis on samadel tingimustel positiivsed või negatiivsed, ehk me võime asendada ta siis samaväärse korrutisega. Nii. Ja nüüd on juba tavaline intervallide meetodil lahendamine, kuigi siin me näeme, et tegemist on siis tüüpilise ruutvõrratusega, kus nullkohad on siis vastavalt esimesel liikmel 4 ja teisel -1. X miinus 4 võrdub 0, annab 4, x pluss 1 võrdub 0, annab lahendiks -1. Ja kanname need mõlemad lahendid arvteljele, -1 ja 4, ja näeme, et x korda x on x ruudus, ehk ruutliikme kordaja on positiivne, järelikult parabola vaneb ülespoole ja suurem 0, kus on joon üleval pool x telge, ta on siis miinus lõpmatusest kuni -1, nüüd on joon allpool x telge kuni arvuni 4 ja uuesti on joon alates 4 üleval pool x telge. Ehk me saame siis oma võrratuse lahendi hulgaks miinus lõpmatusest kuni, nii teeme selle natukene viisakamaks ja -1, range võrratus, nullkohad ei ole kaasa arvatud, ja teine piirkond siis vastavalt 4 kuni lõpmatuseni. Ja see ongi siis selle murdvõrratuse lahendi hulgaks. Vaatame nüüd teist näidet siia veel. 5x miinus 4 ja jagatud 5x miinus 4 astmel 3. No me võime tegelikult seda avaldist ju lihtsustada ka 5x miinus 4-ga. Taandades saame siis siia 5x miinus 4 ja jääb siia siis ruut on väiksem kui 0. Nüüd selle ülesande puhul küll tegelikult ju põhimõtteliselt on vastus juba ette näha, aga katsume seda siis ja selgitada ka. Kõigepealt meil siis avaldise väärtus on väiksem 0 ja kes soovib, võib ta ju kirjutada ka korrutisena. Nii, ehk teiste sõnadega selleks, et avaldise väärtus oleks negatiivne, peab muru nimetaja olema negatiivne. Nüüd pole meil mõtet siin tegelikult lahendama hakatagi, sest arvu ruut, reaalarvu ruut on ju alati positiivne, ta ei saa mitte kunagi negatiivne olla. Järelikult sellel võrratusel lahendid puuduvad. Ehk lühidalt x kuulub tühja hulka, sellel võrratusel lahendeid ei ole.